Tartu Akadeemiline Meeskoor alustas oma tegevust 1912. aastal ning on koori asutajaks ja esimeseks dirigendiks oli Juhan Simm. 40 aastat oli koori peadirigendiks maestro Richard Ritzing. 1974 võttis isalt koori juhtimise üle Alo Ritzing. Koor on aastaid olnud üks Eesti meeskooride lipulaevadest. Ei, ma töötan Eestimaa pojad, kellel kulmud kuumavad töös, kellel südamed rindades soojad, selginud sihid silmade ees. Ei, ma töötan, kes teie õigust lahti sõlminud valede öös, kes et kokkudes kurja lõikus
hea Anijala rahvas. Tartu Akadeemilisel meeskooril oli umbes 3 aastat tagasi harukordne võimalus külastada kauget Jaapanit. Me andsime seal mitmeid kontserte ja kohtusime ka muuhulgas sealkandi kõige kuulsama eestlase Kaido Höövelsoni alias Barutoga. Ja väga suure panuse selle reisi õnnestumisel ja organiseerimisel andis teie vallavanem Harri Karotam, kes on meie koori vilistlane ja 1970-ndatel olnud ka koori president. Kuid suur osa selle reisi organiseerimisel ja õnnestumisel oli ka tolleaegsel Eesti Vabariigi suursaadikul Jaapanis härra Toivo Tasal, aga samuti Jaapani-Eesti sõprusühingul eesotsas selle presidendi Tadahiko Yoshinoga. Kui selgusid tänavused Eesti presidendi käest teenetemärgi saajad, oli väga meeldiv tõdeda, et nende hulgas on ka seesama härra Tadahiko Yoshino, kellele president Kaljulaid annetab Maarjamaa Risti 3. klassi teenetemärgi. Me oleme selle üle väga rõõmsad ja tervitame ja õnnitleme härra Tadahiko Yoshinot järgmise loomuga. Minu armas Eestimaa, kus ma sünnin kasun nooren, pika aja pärast tuulen, teretan sind rõõmuga. Pika aja pärast tuulen, teretan sind rõõmuga. Terega, mu isa.
Tartu Akadeemiline meeskoor, Alo Ritsi ja Kuno Terve. Kasvaes tuum ei kuumab juur,
akadeemiline meeskond. Ning toetavas oli sõjakoor Hannijöki. Ja loomulikult mõlema koori fantastiline